Tere, minu nimi on Milana ja täna ma viibin Narva Keskraamatukogus ja lähen 3. korrusele noorte osakonda. Teate, on levinud arvamus, et raamatukogud on vaikuse ja tolmuhoidlad, kuid see ei vastu sugugi tõele. Iga sinne riiul peidab endas teiste inimeste eludest, tunnetest ja saladustest. Täna soovin teile rääkida projektist Hea noorte raamat 2025. See ei ole lihtsalt kirjandusnimekiri. Eestis on see omamoodi kvaliteedimäärk raamatute seas. 2023. aasta märtsis kuulutati välja 2025. aastal ilmunud parimate raamatute nimekirja. Ühe neist olen ma juba läbi lugenud ja räägin sellest veidi hiljem. Igal neist raamatutest on eristav roheline kleebis. Vaatame lähemalt, kuidas raamatud sellesse tippnimekirja jõuavad. Tavaliselt valitakse igal aastal umbes 10 uut noorte raamatut. See ei ole juhus, vaid põhjalik protsess, mida koordineerivad Lastekaitse Liit ja Eesti Lastekirjanduse Keskus. Hea noorte raamat 2025 on oluline teejuht noorte kirjanduse maailmas, peegeldades tänapäeva noorte huve, tundeid ja küsimusi. Valikus osalevad mitte ainult kirjanduseksperdid, raamatukogu hoidjad ja õpetajad, vaid ka noored ise. See tähendab, et need raamatud on tõeliselt huvitavad ja neid tasub lugeda. 2025. aastal muutus noorte kirjandus ausamaks. Autorid lõpetasid noorte õpetamise ja hakkasid nendega hoopis rääkima. Mida me neist raamatutest otsime? Eneseotsingut sellest, kui keeruline on mõnikord olla ühiskonna silmis õige ja samal ajal jääda truks iseendale. Suhete haaprust, mitte ainult esimesest armastust, vaid ka sõprus, mis võib vahel haiget teha rohkem kui reetmine. Maailma meie ümber üha sagedamini loeme sellest, kuidas säilitada inimlikust tehnoloogia ajastul ja kuidas meie põlvkond seda tulevikku kujundama hakkab. Täna sooviksin teile tutvustada üht sellist raamatut, mille olin ise läbi lugenud. Seda lugedes sain väga palju elamusi. Katja Brandise romaan Metsalapsed, garagi muutumine on kaasahaarav lugu, milles fantaasia aitab rääkida meie kõige olulisematest teemadest, enese leidmisest, oma erulise aktsepteerimisest ja valikute tegemisest erinevate maailmade vahel. Tore on see, et see raamat olemas nii eesti keeles kui ka vene keeles. See lugu suudab köita, sest selles on lihtne ära tunda iseendast. Me kahtleme sageli, kardame erineda ja ole välisti mõistetud. Kuidas teha õige valik ja mitte eksida? Me kõik oleme ebatäiuslikud ning Karak on kangelane, kes ei ole samuti täiuslik. Just seepärast tundub ta nii tõeline. Tema teekond on iga inimese teekond, kes ühel päeval küsib endalt, kes ma olen ja leiab tasapisi oma vastuse. Muidugi polnud elu täiuslik ja mul oli esimest korda tõeliselt ohtlik vaenlane, aga siin ja praegu olen ma õnnelik, kuna olin teinud viimastel nädalatel seda, mis oli õige ja mulle oli nii palju selgeks saanud. Ma ei olnud inimene ja minust ei pidanud kunagi inimest saama, aga see polnud minu arust paha, sest mulle pakkus looma kombel lõbu olla just woodwalker. Kahtlemata on iseendaks olemine raske, kuid just see teeb meid tugevaks. Ja see, kelleks sa saad, sõltub ainult sinu enda valikutest. Seiklused, sõprus, esimesed suhted ja eneseotsingud on teemad, mis on meie vanuses eriti lähedased. Sa hakkad peategelasele kaasa elama, nagu sõbrale, ja mingil hetkel tabad end mõttelt, mida mina oleksin tema asemel teinud.
Raamatut on lihtne lugeda, soovitan seda soojalt. Raamatukogu on tänapäeval koht, kus noore hääl loeb. Vaadake kindlasti Hea noorte raamat 2025 nimekirja. Võib-olla ootab just seal raamat, mis vastab mõnele teie sisemesele küsimusele või saab lihtsalt hea sõbraks üheks õhtuks. Sest parimad lood ei ole kirjutatud riiulite, vaid inimeste jaoks. Tulge Narvakisk raamatukokku ja valige endale oma lemmikraamat. Kõik need raamatud on siin riiulitel olemas ja ootavad just teid.